Tere hommikust, ma sain ka lõpuks omal jalad alla. Kell on praegu, mis see kell on? Kell on 11:30 juba. Me tulime eile saarest tagasi ja siis jõudsime mingi öösel. Nii et veits läks tänane hommik pikemalt. Põhimõtteliselt ma praegu teen mingi voodi ära ja sätin ennast korda ja söön. Ja siis mul on plaan täna hakata oma kirjutuslaua nurka teisi tuppa tõstma. Õigemini õhtul koos Rutsiga siis tõstame. Ma pean täna siis selle nurga siin tühjaks tegema, kapid tühjaks tegema. Et kuna mul on nüüd beebi asju juba nii palju kogunenud, et mul siin järjest toredad inimesed pakuvad oma asju, mis on nende lastele väikseks jäänud. Et siis mul ajutiselt tekiks siis siia tuppa üks nurk, kuhu ma saan siis need lihtsalt ladustada. Et ma ei tea, mis hetkel mul need kapid siia tulevad. Aga praegu juba tekkis ruumipuudus, pluss veel see, et mulle tundub kuidagi produktiivsem see, kui mul nii-öelda kontorinurk on kuskil teises toas, mitte magamistoas. Et äkki ma siis nagu viitsin kuidagi rohkem tööd ka teha. Et mul on siin päris mitu pildialbumit veel vaja ära teha. Et jah, ühesõnaga asume toimetama ja vaatame, mis see tänane päev toob. Okei, mul läks kõht nii tühjaks, et mõtlesin, ma teen endale söögi ennem ära ja siis vaatan edasi kõige muuga. Mul on praegu isaleiba. Marta Lovi siis Saaremaal teeb. Nii et ma saan seda, ma arvan, mingi vorstiga ja tomatiga. Ja siis toimetame edasi. Ma nüüd tegin omal natukene näo korda ja sõin oma võikud ära. Ja nüüd peaks selle segaduse siin ära koristama. Mul on siin kotid vaja lahti pakkida Saaremaa reisist ja kõik muu jama ka. Ja siis saab hakata minu kirjutuslauda lõpuks siis tühjaks tegema. Ma arvan, ma loobin kõik need asjad lihtsalt voodisse ja õhtul siis, kui Ruts tuleb, siis saab laua ära tõsta teise tuppa ja siis ma saan kõik kohe paika tõsta.
nii, ma sain nüüd asjad lahti pakitud. Kops on veits koos juba. Aga nüüd ma siis pean kuidagi selle nurga seal tühjaks tegema. Et kogu see valge nurk, ehk siis kõik see nii-öelda meigi lauaosa kui ka see arvuti lauaosa, et terve see nurk läheb siis meil elutuppa. Siin nagu see eelmine aasta meil kuusk oli. Ma ei tea, kus see aasta meil kuusk läheb, mul reaalselt pole õrna aimugi, sest mul on siuke tunne, et see lihtsalt ei mahu mitte kuskile. Võib-olla ma toon lihtsalt mingi minikuuse esikusse või siis teine variant on, mis ma mõtlesin, et äkki seina peale teha mingitest sellest jõulukarrast ja tulukestest, et vähemalt midagigi siis. Ühesõnaga, ma ei tea, vaatab, mis sellest kuusest saab see jõul, aga ühesõnaga praegu ma pean hakkama siis seda nurka siin tühjaks tegema, et ma proovin kõik voodi peale laduda, et me saaksime õhtul siis Rutsiga selle laua kohe koos elutuppa viia. Ja siis hakkame uuesti korrastama seda lauda ja asju omadele kohtadele sättima. Et ma arvan, et saab päris põnev olema.
nii, ma sain kõik selle nurga tühjaks. See vana supakakast tuleb veel siit toast ära viia. Seal on mingid pikendusjuhtmed mul veel peidus. Et need tuleb ka hiljem võtta. Peegli tõstab ka ruts ära. Ekraani ma ei hakanud ka praegu ära liigutama, et las ta olla seal. Ja siis need tahvlid asjad, need saab ka jooksvalt siis õhtul, ma arvan. Et ma arvan, et sai päris okei juba. Mingi kõik kola on nüüd siin voodi peal. Kast teeb ka pahandust juba siin. Tripsu, kas sa pead seal asjade vahel kõndima? Pead või? Ikka on vaja, jah? Igatahes jah. Mul on veel siin nüüd siis need laste asjad või lapse asjad või erinevate laste asjad pluss siis see peegelkapp ka, aga ühesõnaga ma pean vist need eest ära tõstma, sest muidu nad jäävad meil jalgu, kui me siin neid laudasid liigutama hakkame. Mul on millegipärast siuke tunne, et me peame kõik selle laua ilusti tükkideks võtma, sest et see lihtsalt ei mahu muidu ustest läbi. Nii et õhtul saab ka korralik tegemine olema. Nii, ja siin on siis õudne nurk, kuhu see laud mul nüüd tuleb. See tuleb mul siin kõik puhtaks teha. Pean ka tolmukaga üle käima. Diivanil on praegu rutsi reisukala. Ja siia tuleb kapp ette kunagi. Siis ei jää seda ka õudust ka näha. See lamp tuleb siit ära. Siia tuleb kuskil lamp tuleb, ma ei tea kuhu. Peaks tegelikult lakke panema üldse. Siis kell tuleb siit ära, seda ma ei taha siia. Ja vaatab, jõuludeks ma olen plaaninud juba siia uued kardinad ka. Mul need vanad kardinad üldse ei meeldi. Aga noh, on mis on. Ühesõnaga jah, siia siis nurka tuleb see laud. Mul on ilmselt ka uut tooli vaja osta, sest mul praegu on see mingi nikats. See on nagu nii ebamugav, et siin ei kannata üldse istuda. Ma olen siia nagu selle pleedi peale pandud, et oleks veits pehmem, aga ega see palju ei päästa. Ühesõnaga, mul on uut tooli vaja. Mingit mugavat kontoritooli. Ja siis äkki saab lõpuks selle nurgaga kuidagi viisakaks, et see meigipeegel tuleks siis siia seina. Ma arvan, et me paneme selle tahvli ka siia üles lihtsalt. Ja see sein jääks siis, ma ei tea, siia tuleb vist kalender ilmselt mul. Ja nii ongi. Ja siis seal taga, siin on praegu tuba nii segamini, aga seal taga on rutsikontori nurk. Et selle toa tuleb nüüd korda saada, et siin tuleb kõik see reisukola, ma olen kõik lihtsalt tassinud praegu siia, nagu mingi kolakamber siin. Aga jah, kõik see tuleb nüüd korda teha lähipäevadel. Et ma õnneks nüüd olen kodune. Mul on aega toimetada, siin enamus on praegu üldse rutsi asjad, nii et ta peab ka selle aja leidma, et see korda teha. Aga ma arvan, et kui see lõpuks korda saab, siis on nagu normaalne, et siin on meil telekas toas. Siin on meil tegelikult väga suur aken, mul on praegu kardin on ees. Pole viitsinud üles, sest ma pole siin toas väga käinud. Ausalt, ma siin elutoas, tavast on mingi, et inimesed käivad elutoas, on ju. Ma ei tea, minu jaoks on meie toa elutuba alati siuke kõrvaline tuba olnud, et ma olen kogu aeg olnud magamistoas. Mul ei meeldi väga siin toas olla. Siin on kuidagi, kõik asjad on nagu vanad ja ei sobi kokku ja kuidagi raske oli nagu siin toas olla. Aga nüüd ma mõtlesin, et kuna niikuinii beebi jaoks on vaja voodi meie tuppa mingi hetk panna, et siis laud peab niikuinii siia tuppa tulema. Et siis ma tõstaks juba kohe ära, et äkki siuke kui kontori nurk on eraldi toas, et äkki ma siis on natuke produktiivsem ka. Et praegu magamistoas on, siis on juba raske hommikul kohe laua taha istuda, pigem ikka tahaks seal voodis olla, on ju. Aga et kui kõik need asjad on siin toas, siis äkki ma saan ka nagu ilusti siin toas olla. Aga ma arvan, et kui see took korda saab ja näiteks jõuludeks mul on plaan
siia panna ka jõulukaunistusi, uued jõulukardinad, et teha veits siukseks mõnnamaks. Ja siis rutsi lauanurga me eraldame mingi vaheseinaga ära, et oleks ka nagu mingi siuke eraldi ruum justkui. et äkki saab mulle ka kuidagi meeldivamaks selle toa. ja siis jah, ühesõnaga nüüd ma pean selle nurga siin kord tegema tolmukaga, mopiga. ja siis ma teen ka jälle laua mopiga üle. ja ühesõnaga jätkame. Ma olen siin nüüd mõnda aega lihtsalt pikutanud. Ma põhimõtteliselt ennem käisin uuesti söömas, sest kõht läks juba jälle tühjaks. ja siis tuli siuke unekas peale. Tahaks minna tegelikult jalutama õue, aga ma ei jaksa kuidagi püsti tõusta. et tegelikult peaks mingi jalutustiiru ära tegema, oleks tervisele kasulik. nüüd kogun ennast. et saaks selle jalutusringi tehtud, siis võiks nagu edasi koristada ja mälata. varsti peaks Ruts ka koju jõudma mingi paari tunni pärast. et siis jõuaks täpselt nagu tema tulekuks kõik ette valmistatud. Tripsu tuli ka siia. ta lihtsalt elab mu peal viimasel ajal. ja eriti nüüd täna, kuna mind, issand raskused, kuna mind ei olnud siin paar päeva, siis nüüd ta lihtsalt elab mu seljas. Tripsu. Mis teed? issand, kui raske. No nii, me saime selle laua paika ja mul on siin juba vaikselt hakkasin sättima muid asju ka. et siia alla panin juba supakakasti ära, see on see vana kast siin, ma lihtsalt toetan jalga, mulle täiega meeldib kuskile jalgu toppida. ja nüüd ma pean siia nüüd siis veel hakkama asju tooma. võtsin supakale need pehmenduskleepsud ka alla. võib-olla kuskil on veel vaja, ma ei tea. ja siin pesen ja pühin ja panen veel asju. siin on veel kõvasti vaja neid asju siia tuua. siia üles tuleb mul nüüd see tahvel uuesti ümber tõsta. praegu ta on mul tagurpidi. siin on kalender ja peegel. nii et tegutseme edasi. nii, ma sain nüüd selle nurga peaaegu korda. ja mul muusika siin töötab, ma loodan mingi copyright ei tule, kiirelt räägin, et siin on nagu need asjad paigas. nüüd ma leidsin oma vana tooli, mis meil oli muidu magamistoas, aga see oli nüüd tükk aega lastetoas, ehk siis ma nüüd vaatan, kas mul õnnestub see korda saada. see on nagu päris koledaks läinud, et ma siin proovin äkki kassi kammiga puhtaks teha selle villa ja äkki siis kannatab nii kaua, kuni ma endale uue tooli saan.
veits sain paremaks, aga ta on ikkagi jumala pulstunud ja siuke, et ma arvan, et kui seda mingi ülikaua teha, siis võib-olla saab veel paremaks, aga ma ei viitsi just, see on niikuinii ajutine. Ma loodan, et ma saan, seljatugi on päris okei juba. Täitsa minna. Kunagi ma tegin selle ise, nagu see oli mingi taaskasutusest, sai mingi toolasetud, siis sai see kõik üle väritud valgeks, mida muidugi lapsed siia igasugused värvinud peale veits. Ja siis sai siia uus kate pandud, aga nüüd see on juba laste käes ja normaalselt päevi näinud. Nii, mul on nüüd, ma arvan, tänaseks on kõik, ma rohkem ei viitsi teha midagi. Et siin see tuleb veel homme ümber sättida, ma ei hakka täna siin ronima, las ta praegu jääda, aga põhimõtteliselt see nurk sai valmis. Et siin on nagu kõik nii nagu peab, nii nagu ennem oli. Saab äkki homme hakata pilte ütlema jälle. Ja siis siin teises toas sai siis ka siuke väike nurgake, et siia saab nüüd siis kuhjata beebi asju. Siin juba natuke on. Ma sain uuskasutuskeskuses sain siukse mähkmete prügikasti 1 euroga. Ja siin mul on sõbrannalt mitu kotitäit ja siis sain veel siin beebipesa ja natuke mähkmeid ja et üht-teist juba on ja ma juba tean, et tuleb ka juurde, et ma olen paari inimesega veel rääkinud, nii et on tulemas siia päris palju veel. Aga ma mõtlesin, et ma ei hakkagi seda videot kuidagi pikemaks venitama, et siin juba sai seda materjali päris palju. Et saategi natuke näha, mis ma siin kodus toimetan. Et ega ma suurt midagi palju teha ei jaksa, aga nüüd mul ongi nagu see plaan, et kuna ma sain selle kontorinurga nagu tehtud, et nüüd ma saan hakata siis hoogsalt siin pilte töötlema. Ja mul on ka plaan, et kuna ma siin nüüd kodune olen, et siis tegelikult võiks nagu mingi siukse justkui nagu rutiini paika panna. Et ma olen ju harjunud käima tööl, ehk et tavaliselt tööpäevadel mul ei ole kunagi jaksu tegeleda millegagi ja siis kuidagi, kui on aega, siis ma nagu tegelen kõigega korraga. Et ma ei ole nagu harjunud oma igapäevaelu kuidagi planeerima. Ja ma mõtlesin, et ma nüüd siis katsetaks, et kuna mul nüüd see kontorinurk on paigas, et siis nüüd homme hakkan vaikselt siis välja mõtlema süsteemi, et mis kellast, mis kellani ma magan, mis kell ma ei tea, teen süüa, millal ma puhkan, millal ma töötlen pilte, millal ma mis iganes on ju. Et paneks kuidagi paika, et justkui nagu käiks tööl, aga tegelikult nagu teen koduseid toimetusi ja mul on igast mingit nii-öelda tööasju ka on ju. Et kas siis sotsiaalmeediat või piltide töötlemist. Et saaks kõik asjad nagu ajakavasse. Et saaks natuke produktiivsemaks, sest praegu ma tunnen küll, et kuna mul nagu ei ole siukest kindlat plaani ees, et siis ma nagu suht palju lihtsalt raiskan oma aega ära. Et saaks nagu selle aja planeerimise kuidagi paremaks, saaks äkki kuidagi kõik süsteemid rohkem toimima. Et nüüd mul nagu energiat on rohkem, et siin eile mul vahepeal nagu oli jälle halvem olla, aga täna jälle nagu parem. Kuigi suht nagu iga tegevus väsitab täiega, aga siiski nagu enam ei iivelda nii hullult. Üliharva mingid asjad ajavad iiveldama. Et ma saan nüüd hakata jälle ise võib-olla poes käima, ise kokkama, et nüüd mul on aega. Et jah, ühesõnaga siuksed kodused toimetamised. Aga ma arvan, et praegu ma tõmban selle video kokku ja siis eks ma teen siis järgmise video, kui mul on jälle midagi teile jagada. Tšau!